Hello, dear brothers and sisters. Tere, kallid Welcome vennad to ja this õed! special Tere tulemast sellele päästeviisil õpetamine ülekandele koos vanem Tiidre Fuhtorfiga 12 apostlik foorumist, kes on selle ülekande eesistuja. Temaga koos on tema abikaasa õde Harriet Uhdorf. Mina olen Ahmed Korbit. Ma teenin esimese nõuandjana noortemeeste üldjuhatuses. Oleme väga tänulikud, et saame olla koos teiega. Samuti tervitame õde Bonnie H. Gordoni noortenaiste üldjuhat ja vend Mark L. Pacey, pühapäevakooli üldjuhat, kes on täna koos meiega. Selle saate muusika on eelsalvestatud. Meie alguslaul on Õpeta kõndima valguses mind, mida esitavad noored vallalised Dominikaani vabariigist. Seejärel teeb alguspalve õde Bonnie H. Gordon. Our beloved Heavenly Meie Father, armastatud we taevane Isa, me koguneme rõõmuga kokku, sest meil on võimalus kuulda üht sinu armastatud apostlit, vanem Tiidre Fuhtorfi sõnu. Me oleme nii tänulikud tema elu ja tema eeskuju eest, et ta õpetas alati päästja viisil. Isa, me oleme nii tänulikud võimaluste eest, mida meil on õpetada nii väikestes kui ka suuremates kohtades. Oleme tänulikud igas vanuses õpetajatele. Isa, me palume, et me võiksime alati tunnistada sinu pojast, Jeesusest Kristusest, tema elust, tema missioonist ja tema lõpmatust lepitusest. Me armastame teda ja oleme tänulikud selle eest, kuidas see muudab meie elu, kui me õpime tundma päästjat.
Me oleme nii tänulikud võimaluste eest õppida rohkem õpetamise, armastuse ja teenimise kohta ning aidata meil olla õppijad, kes püüavad alati päästjat tundma õppida. Isa, me palume, et sinu vaim oleks meiega külluses, et meil oleksid silmad, et näha ja kõrvad, et mõista, nii et see mõjutaks ja laiendaks meie arusaamist, et õpetada paremini, et armastada sügavamalt ja aidata neid, kes meie ümber on, paremini tundma Jeesust Kristust. Me oleme nii tänulikud sinu kuulsusrikka õnne plaani eest. Ja kui me püüame tunda päästjat ja kui me püüame armastada neid, keda me õpetame, siis palvetame, et me tunneksime ja mõistaksime paremini igavikulistest asjadest. Me ütleme seda kõike alandlikult sinu poja Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Thank you for that beautiful music and that wonderful prayer. Suur tänu selle kauni muusika ja imelise palve eest. Esiteks vaatame videot õpetajatest üle maailma, kes jagavad oma kogemusi päästjaviisil õpetamisest. See video näitab, et me kõik oleme õpetajad, olenemata sellest, kus me oma elus oleme. Pärast videot on meil rõõm kuulda kõnelemas vanem Uchtdorfi. Pärast vanem Uchtdorfi sõnavõtte laulab multikultuuriline koor Utah'st On usk meile kalju. Seejärel teeb lõpupalve vend Mark L. Pace. Vanem Dieter F. Uchtdorf kutsuti 12 apostli kvoorumisse 2. oktoobril 2004. aastal. Ta oli esimene apostel, kes asetati ametisse 21. sajandil. Ta teenis 10 aastat esimeses presidentkonnas ja on teeninud üldjuhina alates 1994. aastast. Tema ja tema abikaasa Harriet kasvasid üles Saksamaal. Neil on 2 last ja 6 lapselast ja 6 lapselapselast. Õde Korbit ja mina oleme vanem Uchtdorfi kaua toetanud ja imetleme teda ja õde Uchtdorfi väga. Meid inspireerib nende entusiasm ja rõõm evangeeliumi üle, mis nendest kiirgab. Alates tema määramisest preestelluse ja perekonna täitevnõukogu esimeheks on mul olnud au teha vanem Uchtdorfiga tihedamat koostööd ja näha, kuidas issand juhib oma teenijaid ja kasutab nende olulisi andeid ja kingitusi. Vanem Uchtdorf, tänan teid teie kristliku armastuse ja juhtimise eest. Ootame innukalt teie sõnumit pärast videot. Vanem Uchtdorf. As a father, I think one of the most Isana important arvan, et üks tähtsamaid kohustusi, mis mul on õpetada oma teismelistele lastele, kuidas tunda ära tõed ja õpetused, mida võib leida pühakirjadest ja mis on seotud nende isikliku elu ja olukorraga. Ja see on olnud minu jaoks väga oluline õppetund. Olla teadlik vaimust ja suhelda nendega, olla teadlik nende vajadustest, kuid mis veelgi tähtsam, aidata neil avastada armastust pühakirjade vastu ja mõista, et õpetus võib seostuda nende eluga. Mina olen seminariõpetaja Brasiiliast. Kui ma hakkasin seminaris õpetama, tahtsin olla väga hea õpetaja ja soovisin, et mu õpilased õpiksid kõike, mida ma õpetasin. Seega mõtlesin erinevate õpetamisviiside peale, loengud, mõned videod, mängud. Ühel korral tegi üks õpilane alguspalve ja palus, et ta võiks tunnis vaimu tunda. Ja ma tean, et see on ilmselge, eks ole? Me kuulame seda kogu aeg, kuid sel hetkel muutis see palve mu südant ja ma mõtlesin, just seda on õpilastel vaja. Nad on siin, et tunda vaimu. Mina olen algühingu õpetaja. Mul on suur klass. Meil on mõned erivajadustega lapsed.
Õnneks saime algühingu juhatajalt suurepärase koolituse ja ta õpetas meile, kuidas kõik lapsed ei õpi ühtemoodi, et mõned õpivad katsumise kaudu ja peavad midagi kinni hoidma või tegema. Mõned inimesed õpivad visuaalselt ja muid selliseid asju. Nii et me 3 klassivennana püüdsime selle üle palvetada ja mõelda, kuidas saaksime jõuda olukorrast, kus meie lapsed ronivad üksteisest üle või aknast välja, selleni, et nad võiksid õppida päästjast ja õppida asju, mis aitaksid neid klassis kaasata ja tegevuses hoida. Ja meil oli nende lastega suurepärane kogemus neile tõeliselt huvitavaid õppetunde tehes. Olen Brasiiliast ja olen instituudi õpetaja. Ühel päeval pidime pandeemia ajal instituudi klassis õppetööd veebis tegema. Ma kutsusin kõiki, kuid kohale tuli ainult üks õpilane. Sel õpilasel oli palju küsimusi, sest ta oli uus liige. Ja sel päeval vaimusosinaid kuulates suutsin ma aidata ja lahendada paljud tema küsimused. Ma olen väga õnnelik, sest täna valmistub ta missionil teenima. Hiljuti anti mulle ülesanne rääkida ühest väga süngest perioodist minu elus, leinast. Otsustasin selle ülesande täitmisele läheneda päästja eeskujule keskendudes. Meenutasin paljusid kurbuse perioode päästja elus ja seda, kuidas tema nendega toime tuli. Keskendudes temale ja sellele, kuidas tema nende isiklike asjaoludega toime tuli, mõistsin, et kõik, mida mina läbi elasin, oli tegelikult minu paremaks muutmise huvides. Ja ma mõistsin, et see kõik on osa armastavast taevasest isast, kes armastab meid ja teeb seda suurepäraselt, olenemata sellest, mida me läbi elame. Mina palusin õpetamisel rohkem näiteid. Ma nägin seoseid, kui me rääkisime mingist õpetusest. Ja siis palusin noortel naistel seoseid leida. Ja ühe näitena võin tuua noore naise, kellelt ma küsisin, kus sa näed päästjat sakramendis. Me olime just rääkinud sakramendist ja ühtäkki läks tuluka tema peas põlema ja ta sõnas, kui me vaatame sakramendi lauda, siis me vaatame tema ihu. Ta avastas selle just tol hetkel, kuigi oli 17-aastane ega olnud seda varem päästjaga seostanud. Ja just sellepärast, et mina isiklikult teed valmistasin, hakkasin teda rohkem nägema ja see voolas minust loomulikult välja. Kui ma olin missionil, siis õppisin, kuidas olla alati valmis kuulama vaimuõhutusi. See aitab mul mõista oma õpetatavaid ja aitab neid õpetada vastavalt vaimule. Kui ma teeniva õena valvetan iga mulle määratud õe eest, keda ma peaksin teenima, tunnen suuremat armastust nende vastu ja ma tunnen ka päästja armastust. Me püüame alati keskenduda Jeesusele Kristusele ja ma olen märganud, et kui me näeme vaeva, et keskenduda klassis Jeesusele Kristusele, tema sümbolitele ja varjukujudele, mida me näeme pühakirjades, mis teda kujutavad, siis paneb see õpilasi tahtlikult otsima Jeesust Kristust pühakirjades ja seda, kuidas see mõjutab nende elu. Meil on 2 vanemat tütart, kes osalevad palju tulejärgne mulle õppetöös, kuid meie 3. tütar oli veidi häbelik ja ei rääkinud palju. Nägin nädala jooksul, et ta tegi joonistusi sellest, mida me arutasime ja mõtlesin, et see oleks suurepärane võimalus aidata tal tunda, et ta saab anda oma panuse. Seega kutsusin teda üles neid joonistusi meiega jagama ja igal nädalal oli tal uusi joonistusi kõigist asjadest, mille üle me arutasime ja siis hakkas ta koos nende joonistustega oma tunnistust jagama ja tunnistusi üles kirjutama. See oli suurepärane võimalus aidata tal tunda, et teda hinnatakse ja et ta saab anda oma panuse sellesse, mida me arutasime ning kindlasti aitas see meil kõigil oma tunnistust arendada. Päästja õpetas meid armastama kõiki meie õpilasi.
Seepärast on alati huvitatud nende erialadest, nende tegevusest väljaspool kirikut. Samuti püüan uurida välja nende sünnipäevad, õppida hästi ära nende nimed, et nad võiksid tunda end erilisena, kui ma neid kõnetan. Ma hoolin neist kui taevase isa erilistest lastest. Kui keegi neist ei tule tundi, otsin ma nad isiklikult üles ja olen neist igaühest alati teadlik. Pendiente de cada uno de ellos. As a bishop, I work a lot with piiskopina töötan ma and palju I believe noortega ja usun, et parim viis neid aidata on keskenduda Jeesusele Kristusele. Ma teen seda, kasutades isiklikku arenguprogrammi, mis on mõeldud kõigile noortele. Minu koguduses on üks noormees, kes ei käinud seminaris ja ma arvasin, et talle võiks olla abiks mõista vajadust saada Jeesuse sarnaseks. Niisiis korraldasime isikliku arengutegevuse ja pärast seda tegevust käib ta regulaarselt seminaris. Seega ma saan aru, et kui me tahame, et noored kasvaksid vaimselt ja ajalikult, peaksime aitama neil keskenduda Jeesuse sarnaseks saamisele. Tere, ma olen algõpetaja, ma õpetan lapsi. Ma olen pärit Guatemalast. Lapsed on kõik erinevad ja mõned neist on mõnikord väga hüperaktiivsed. Ja ma tunnen, kuidas Jeesus Kristus tahab igaüht õpetada viisil, mis on tema jaoks eriline. Ma mäletan aega, mil üks laps oli väga rahutu. Ta oli üks väike poiss, kellel oli palju energiat ja ma kutsusin teda oma tunnis assistendiks. Ma kasutasin seeläbi ära seda energiat, et teisi lapsi õpetada. Ja sel viisil tean, et Jeesus Kristus on koos igaühega meist. Ta õpetab meid väga konkreetsetel viisidel, et me võiksime õppida. Ma tunnistan, et Jeesus Kristus ja meie taevane isa armastavad igaüht meist. Ja me võime seda tunda, kui jagame tema evangeeliumi. My dear brothers and sisters, my dear friends, what a wonderful moment to be together and watch this great, wonderful and beautiful video showing us how the members of the church and the people of the world can Mu kallid teach. vennad ja õed, mu kallid sõbrad. Milline imeline hetk olla koos ja vaadata seda suurepärast imelist ja ilusat videot, mis näitab meile, kuidas kiriku liikmed ja maailma inimesed saavad õpetada igas vanuses inimestele, igale põlvkonnale päästja teed. Mu kallid sõbrad, ma olen tänulik, et saan olla oma lemmikinimeste ehk mineviku, oleviku ja tuleviku õpetajate sees. Kuna kõik on ühel või teisel viisil õpetajad, võiks arvata, et mu lemmikinimeste rühm on päris ulatuslik. Ma armastan õpetajad. Mulle meeldib olla nende läheduses. Ma armastan õpetajad oma elus ja võlgnen rohkem neile, kui suudan iial tagasi maksta. Õpetlased on uurinud 100 aastaid, mis teeb ühest õpetajast oivalise ning on pakkunud, propageerinud ja avaldanud oma teooriaid selle kohta, mis teeb ühest õpikogemusest eduka. Meil on õnnistus õppida kõigi aegade parimalt õpetajalt, kelleks on Jeesus Kristus. Eeldan, et suurem osa ajast viimase 2000 aasta jooksul pole möödunud ühte ainsatki sekundit, mil kusagil maailmas tema õpetusi poleks väärtustatud, uuritud, korratud ning nende üle mõtiskletud või need eeskujuks toodud. Ja kas see pole mitte kõigi õpetajate eesmärk? Kutsuda esile positiivset muutust, mis jääks püsima, õnnistada teiste eluviisil, mille mõju kestab veel kaua pärast õppetundi või väljaspool klassiruumi. Ja Natsareti Jeesusel on just selline mõju minevikus, olevikus ja tulevikus. Kes siis oleks meile veel parem
keda siis oleks meil veel parem uurida? Temalt õppides ei arene me mitte ainult õpetajatena, vaid areneme eluoludest sõltumata tublisti ka inimestena. Seega on mul eriline võimalus ja au kõneleda täna päästjast, sest parim viis paremaks õpetajaks saada on saada paremaks Jeesuse Kristuse järgijaks. Kui ma olin lennukipiloot, oli mul iga kord enne kapteni istmele istuma sättides vaid üks suur eesmärk: iseennast, oma meeskonda ja oma reisijad turvaliselt sihtkohta toimetada. See eesmärk nõudis keskendumist ja valvsust. Et keskendumine säiliks, teevad piloodid terve rea lennueelseid kontrollimisi, vaatavad üle ohutusmeetodid ning uurivad töövahendite toimimist ja mehaanilist töökindlust. Piloot on teinud igat asja kontrollnimekirjas sadu, kui mitte tuhandeid kordi. Kogenud piloot ei eelda kunagi, et kuna ta on lennanud sadu kordi, pole lennueelne kontroll vajalik või et selle võib mööda minnes ära teha. Lennueelne kontroll distsiplineerib piloote pöörama tähelepanu olulisele, mistõttu lend on edukas. Nii nagu piloodil, nõnda on ka meil sõna õpetajatena konkreetne suunis tuua hingi Kristusele lähemale. Õpetamisvõimaluse lähenedes peaksime ennekõike meeles pidama just seda eesmärki. Kas meil on õpetajatena kontrollnimekiri, mis meil meie pühale eesmärgile keskenduda aitab? Jah. Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikul ilmub sel kuul trükise päästja viisil õpetamine parandatud trükk. See juhend on mõeldud kõigile, kes nii kodus kui ka kirikus evangeeliumi õpetavad. Evangeeliumi raamatukogu rakenduses leiab selle 70 keeles. Tulevate kuude jooksul järgnevad ka trükiversioonid. See materjal põhineb Jeesuse Kristuse elul ja õpetustel, millest me õpetajatena juhatust ja inspiratsiooni saame. See aitab meil õpetada nii, nagu õpetas tema. Päästja viisil õpetamine on abiks kõigile, kes õpetavad. Sellest saavad inspiratsiooni ja juhatust lapsevanemad, naabrid, teenivad vennad ja õed, missionäärid ning kõik Jeesuse Kristuse jüngrid. Jüngripõlv tähendab teiste armastamist, nende õnnistamist ja meeleülendamist ning neist hoolimist. Ja see tähendab õpetamist. Teiste sõnadega, kui te püüate armastada ja teenida nii, nagu Jeesus, siis te olete õpetaja ja päästja viisil õpetamine on teie ja minu jaoks. Ma loodan, et te peate seda aardeks. Ükskõik, kas te olete sel rännakul uus või olete seda juba aastaid kõndinud. Päästja viisil õpetamise materjali 3. osas on isiklik hindamisleht ehk nii-öelda lennukontrollnimekiri, mis aitab meil oma õpetamisega seotud püüdlustele rohkem tähelepanu pöörata. See paneb endasse süüvima, toob välja varju jäänud kohad ja annab inspiratsiooni, kuidas end täiustada. See on õpetajate jaoks sama kasulik kui lennukontrollnimekiri pilootide jaoks. Kui lubate mul nii-öelda piloodikabiinis enda kõrval istet võtta, tahaksin koos teiega õpetamiseks vajaliku lennueelse kontrolli läbi viia. Ma palun teil võtta välja metafooriline paberialus ja mõtiskleda, kuidas te end iga punkti puhul hindaksite. Selline enesehindamine võib olla suur õnnistus täna ja alati, mil me päästja viisil õpetama valmistume. Esimene kontrollnimekirja kategooria on keskenduge Jeesusele Kristusele.
see annab võimaluse mõtiskleda, kas päästja on tõesti meie õpetuse keskel. Palun mõelge järgmiste küsimuste üle. Kas ma õpetan Jeesusest Kristusest, olenemata sellest, mida ma õpetan? Kas ma rõhutan Jeesuse Kristuse eeskuju? Kas ma aitan õppijatel ära tunda issanda armastust, väge ja halastust nende elus? Kas ma aitan õppijatel teadlikult püüda rohkem Jeesuse Kristuse sarnaseks saada? Need on sügavmõttelised küsimused. Olgem ausad, evangeelium on nii ulatuslik, et me võime seda kogu elu uurida ja vaevu pinnas sügavamale jõuda. Kujutage ette, et värvite märklauda, mis on sama pikk ja lai kui hiigelsuur puithoone, mis võiks evangeeliumi ulatuslikkust sümboliseerida. Meil kõigil on oma lemmikud evangeeliumi hobid, asjad, mis meid huvitavad. Ajalooperioodid, kirikuprogrammid, õpetusteemad, pühakirjasalmid. Ja meil võib tekkida kiusatus keskenduda peamiselt nendele, meie lemmikteemadele. Kuid olgu evangeeliumi õpetamise märklaud kui suur tahes, on selle keskpunkt, millele me peaksime alati keskenduma, väga väikene. Ja seda keskpunkti ei saanud me mitte kommentaaride või arvamusküsitluse ega ka arutelu käigus. Päästja ise andis selle meile. Mis see siis on? Armastage Jumalat ja armastage teisi. See on keskpunkt. Meid võivad huvitada ka teised asjad. Need võivad isegi tähtsad olla, kuid need pole keskpunkt. Need on tugiosad. Need on lisandid meie menüüs, ehk nagu salat meie toidu kõrval. Need lisavad vürtsi või mitmekesisust ja ehk ka palju vitamiine, kuid need pole pearoog. Mis siis on õpetamisel meie eesmärk? Meie eesmärk on aidata neil, keda õpetame, tulla Jeesusele Kristusele lähemale, saada üha teadlikumaks Jumalast ja hakata teda üha enam armastama ning teenida Jumalat kõigile tema lastele kaastundlikult abikätt ulatades. See on keskpunkt. Ja kust leida Jumala ja teiste armastamisel ülimat eeskuju? Meie päästja ja lunastaja elust ja õpetustest. Hingi Kristusele lähemale tuues aitame neil suurendada nende usku ja armastust Jumala vastu ja me aitame neil olla ka teiste vastu kaastundlikumad ning neid rohkem armastada. Alati, kui tunneme kiusatust kõrvale kalduda ja lasta mõnel muul näiliselt huvitaval teemal oma tähelepanu kõrvale juhtida, peaksime küsima endalt, kas ma keskendun päästjale olenemata sellest, mida ma õpetan. Kas see, mida ma õpetan, aitab teistel üha enam Jumalat armastada ning seda armastust armastamise ja teenimise kaudu väljendada ning päästja õpetusi oma elus rakendades? Me võime kõneleda õpetajatena inglite keelt. Me võime lahutada meelt, pakkuda rõõmu, lõbustada ja hämmastada. Kuid kui meil pole õnnestunud tähelepanu Jeesusel Kristusel hoida, pole me märki tabanud. Ja meie õpetus on vaid selle vari, mis see peaks olema. Keskenduge alati oma päästjale ja lunastajale Jeesusele Kristusele. Teine kontrollnimekirja kategooria on armastage neid, keda te õpetate. See kontrollnimekirja kategooria võimaldab meil mõtiskleda, mis on meie motiiv õpetajana ning tuletab meile meelde keskenduda oma südames nende armastamisele ja väärtustamisele, keda me õpetame. Siin on mõned küsimused, mille peale mõelda. Kas ma püüan näha õppijaid nii, nagu Jumal neid näeb? Kas ma püüan tunda neid, keda ma õpetan? Mõista nende olukorda, vajadusi ja tugevusi? Kas ma palvetan õppijate eest nimeliselt?
kas ma loon turvalise keskkonna, kus kõiki austatakse ja teatakse, et nende panust hinnatakse? Kas ma leian sobivaid viise, kuidas oma armastust väljendada? Ma kuulsin ühest naisest, kes oli vilunud keskkooliõpetaja. Ta oli aastaid oma õpetamisviisi kujundanud ja keskkooliõpilaste ellu märkimisväärselt panustanud. Ta teadis, kuidas selle vanuserühmaga täiuslikult toime tulla. Ühel aastal osales ta suvekooli programmis, kus ta õpetas palju nooremaid, hoopis teistsuguseid õpilasi, koguni 5-aastaseid õpilasi. Loomulikult olid lapsed tema klassiruumi tulles elevil ja energilised. Nad olid lärmakad ja naersid, kisasid, jooksid laudade vahel ning ajasid üksteist taga. Selleks, et klassi korrale kutsuda, kasutas see õpetaja oma õpetaja häält, mis toimis keskkooliõpilaste puhul ning aitas neil maha rahuneda ja istet võtta. Kuid mis juhtus? Klassiruum vaikis. Lapsed lõpetasid otsekohe selle, millega nad olid tegelenud ja tormasid silmad pärani vaba laua juurde. Kõik peale 2. Esimene laps, väike tüdruk, vajus põrandale ja hakkas pisaraid tihkuma. Kuigi õpetajal polnud tema vastu vähimatki viha, tundus tüdrukukesele, et ta oli teinud midagi tõeliselt halba ja uppus pisaraisse. Teine laps, väike, kuid tugev poiss, vaatas õpetajale hirmunult otsa ja sööstis ukseava poole, kus ta välgukiirusel piki koridori silmist kadus. Õpetaja imestas, kas ta üldse kunagi tagasi tuleb. Tol päeval sai õpetaja tähtsa õppetunni. Teismeliste puhul kasutatud meetodid väikeste laste puhul eriti ei toiminud. Ja ka meie teiega saame sellest õppida. Iga inimene, keda me õpetame, on Jumala laps ja tal on oma iseloom. Kas me näeme neid nii, nagu näeb meie Jumal, ainulaadsete isikutena, kellel on oma mõtted, tunded, katsumused ja heitlused? Kas me loome neile turvalise õpikeskkonna, koha, kus igaüks saab tunda end turvaliselt ja omaks võetuna? Olgu meie emakeel milline tahes, kas meie õpilased teavad, et me kõneleme ka üleilmset armastuse keelt? Et me neid väärtustame, oleme nende suhtes osavõtlikud ja neist lugu peame. Päästja veetis suure osa oma elust ühiskonna heidikute ja äratõugatutega. Ta oleks võinud neile loengut pidada ja neid hukka mõista, kuid selle asemel võttis ta nad omaks, ravis terveks ja trööstis neid. Jah, ta õpetas neile minge ja ärge tehke enam pattu, kuid ta rääkis haigete, patustajate ja santidega ning tegeles nendega, kuna ta neid armastas, neile kaasa tundis ja neist lugu pidas. Ta näeb meid kõiki, kõikvõimsa Jumala poegade ja tütardena, mitte endast allpool, vaid sellistena, kellel on igavene potentsiaal käia auhiilguses tema kõrval. Suurkristlasest kirjanik C.S. Lewis lasi kajada sel väljavaatel, kui ta õpetas, et tõsine asi on elada võimalike jumalate ja jumalannade ühiskonnas, pidades meeles, et kõige igavam ja ebahuvitavam inimene, kellega te räägite, võib ühel päeval iseend, keda teie olla isend, keda teil oleks suur kiusatus kummardada, kui te seda praegu näeksite. Ta jätkas, tavalisi inimesi pole olemas. Te pole iial rääkinud pelgasurelikuga. Need on surematud, kellega me teeme nalja, koos töötame, abiellume, keda me solvame ja ära kasutame. Surematud, igavikulised hiilgused. Kui me kohtleme teisi sellise austusega, peegeldame Jeesuse Kristuse eeskuju. Nõnda nagu tema armastas,
armastame ka meie. Nõnda nagu tema meelt ülendas, ülendame ka meie. Nõnda nagu tema õpetas, õpetame ka meie. Pidagem meeles neid, keda me õpetame, armastada neist lugu pidada ja nende meelt ülendada. 3. kontrollnimekirja kategooria on õpetage vaimuga. Nüüd palun mõelge järgmiste küsimuste üle. Kas ma valmistun õpetamiseks vaimselt? Kas ma reageerin vaimsetele õhutustele õppijate vajaduste kohta? Kas ma loon keskkond ja võimalusi, et püha vaim õppijaid õpetaks? Kas ma aitan õppijatel otsida, ära tunda ja tegutseda isikliku ilmutuse järgi? Kas ma jagan sageli tunnistust ja innustan ka õppijaid tunnistust jagama? Ma püüan endale sageli meelde tuletada, et kuidas ma ka ei proovi evangeeliumi õpetada ja inimesi Jeesuse Kristuse juurde tuua, ei suuda ma kedagi usule pöörata. Seda saab teha vaid püha vaim. Me võime küll sõnu lausuda, kuid usule pöördumine on vaimu asi. See leiab aset, kui püha vaim liigutab südant ja inimene järgib tema mõjule reageerides päästi. Kui kedagi veenvate sõnade ja hästi põhjendatud argumentidega Jeesust Kristust järgima veenda, võib see veendumus olla sama põgus kui seeme, mis kukub kaljusele maale. Meie töö ei ole usule pöörata. See pole meie kohustus. Kuid mis on meie töö? Õpetada häid uudiseid Jeesusest Kristusest ja tema evangeeliumist, mis on meie ajal taastatud. Ja meie töö on ka kinnitada ja toetada oma sõnu ausate ja siirate tegudega. Sellega, kuidas me elame ja tegutseme. See, kas keegi meie õpetusele reageerib, jääb nende ja Jumala vahele. Meie saame olla sillaks, mis ühendab neid püha vaimuga. Me saame olla aken, mille kaudu püha vaim nende ellu pääseb. Me võime edastada oma sõnade ja tegudega Kristuse õpetust moel, mis aitab õpilastel tunda püha vaimu sekkumist. Dallin H. Oaks on õpetanud vanemaametis. Uurimine ja arutamine aitavad tõde leida, kuid vaid ilmutus saab seda kinnitada. Lubage mul seda lauset korrata. Uurimine ja arutamine aitavad tõde leida, kuid vaid ilmutus saab seda kinnitada. Ajuti elame oma elu otse kui poolunes. Me küll näeme, kuid vaevalt mäletame, mida nägime. Reklaamid, veebisaitidelt leitud tsitaadid ja isegi teetähised. Enamik neist vilksatab läbi mõtteist, kuid ei tungi südamesse. Kuid kui püha vaim teie hingele räägib, minu hingele räägib, ei unusta teie ega mina seda, sest see muudab teid, see muudab meid. Pidage meeles, mida ütles Joseph Smith pärast Jaakobuse 1. peatüki 5. salmi lugedes. Iial ei ole ükski pühakirja koht tunginud inimsüdamesse suurema jõuga kui tookord see minu omasse. Vaim võib võtta täiesti hariliku, tavaliselt lausutud mõtte ja panna selle tule sarnaselt põlema. Teise inimese usule pöördumine ei sõltu meie sõnaosavusest ega pühakirja tundmisest. See ei sõltu sellest, kui hästi me õpetust edastame või kaitseme. See ei sõltu meie arukusest, karismast ega keeleoskusest. Meil on vaja teha tööd vaid selle kallal, et ise teada. Siis kutsub meie taevane isa meid avama oma suu kõikidel aegadel, kuulutades tema evangeeliumi rõõmuhäälel. Ja kui me seda teeme, tunnistab püha vaim
tõest. Me ei pea olema ei enam ega vähem kui need, kes me oleme. Ehk Jumala lapsed ja Jeesuse Kristuse järgijad. Kas te saate väljendada rõõmuga oma armastust päästja, tema evangeeliumi ja ta kiriku vastu? Kui te teete oma osa, teeb vaim oma osa. Niimoodi me õpetame vaimuga. Nüüd 4. kontrollnimekirja kategooria on õpetage põhiõpetust. Mitte vaid mis tahes suvalist õpetust, vaid seda, mille Jeesus Kristus sai oma isalt. Päästja ütles, minu õpetus ei ole minu oma, vaid selle, kes mind on läkitanud. Selleks, et hinnata, kui hästi te tema eeskuju järgite, mõelge järgmiste küsimuste üle. Kas ma õpin ise Jeesuse Kristuse õpetust? Kas ma õpetan pühakirjadest ja viimse aja prohvetide sõnadest? Kas ma aitan õppijatel ära tunda ja mõista tõdesid pühakirjades? Kas ma keskendun tõdedele, mis suurendavad usku Jeesusesse Kristusesse? Kas ma aitan õppijatel leida põhiõpetuses isiklikke seoseid? Issand on öelnud meie evangeeliumi ajajärgul. Ma annan teile käsu, et teil tuleb õpetada üksteisele kuningriigi õpetust. Õpetage usinasti ja minu arm on teiega. Mis on see põhiõpetus, mida me peame õpetama? Me peame õpetama sõna, mis lähtub pühakirjadest ning apostlite ja prohvetite suust. Neil on õigus ja volitus õpetust selgitada ja lahti seletada. Ja just nende kaudu on Jumal alati oma sõna kuulutanud, et oma lastele juhatust ja arusaamist anda. Viimse aja pühade Jeesuse Kristuse kirikus on kesksel kohal päästev õpetus, et Jeesus on Kristus, kõigi päästja ja lunastaja. Apostel Paulus, kes nägi ülestõunud päästjat ja suhtles temaga, kirjutas korintlastele. Ma juhin teie tähelepanu evangeeliumile, mida ma teile kuulutasin, et Jeesus Kristus suri meie pattude eest ja et ta maeti ja et ta üles äratati 3. päeval ja et ta ilmus Keefasele, pärast seda neile 12. Meil on kästud haarata kinni Jumala sõnast, mis on elav ja võimas ning juhib Kristuse inimesi kitsal ja ahtal teel ja juhib nende hinged ja nende surematud hinged Jumala paremale käele taevariiki. Õpetajatena ei tohi me Jeesuse Kristuse evangeeliumi häbeneda. Selle asemel peame me õpetama ta õpetust rõõmu ja valju häälega, ka siis, kui see võib tunduda osale pahanduse ja teistele jõledusena. Sest see on Jumala vägi õndsaks saamiseks igaühele, kes usub. Nüüd 5. kontrollnimekirja kategooria on innustage usinat õppimist. Ja viimane punkt, see punkt tuletab meelde, et meie usin õpetamine on vaid pool võrrandist. Teine, pikas perspektiivis võib-olla isegi tähtsam pool, on meie õpilaste usin õppimine. Siin on mõned küsimused, mis aitavad meil hinnata, kas meie usin õpetamine viib usina õppimiseni. Kas ma aitan õppijatel võtta vastutust oma õppimise eest? Kas ma julgustan õppijaid iga päev evangeeliumi uurima? Kas ma julgustan õppijaid jagama õpitavaid tõdesid? Kas ma kutsun õppijaid üles elama õpitu järgi? Meie vaim vajab pidevat kosutust, et meist võiksid saada need valguse ja hiilguse isendad, kelleks Jumal lõi meid saama.
kui me uurime Jumala prohvetide sõnu ja mõtiskleme nende üle, joome me elavat vett ja toitume rõõmuga Kristuse sõnast. Pelgast sõnade lugemisest ei piisa. Meil on vaja neid kuulda võtta. Meil on vaja nende üle mõtiskleda ja need omaks võtta. Teistesse sõnadesse panduna öeldakse vanasõnas: õpetage inimesele evangeeliumi ja te olete õnnistanud teda kogu päevaks. Õpetage inimest Jumala sõnast rõõmuga toituma ja püha vaimuga ühenduses olema ning te olete õnnistanud teda kogu eluks. Me ehitame oma elu lunastaja kaljule just selle inspiratsiooni ja isikliku ilmutuse protsessi käigus. Siis võib Jeesuse Kristuse evangeeliumist saada hinge ankur. Evangeeliumi õpetamine on oluline. Sama oluline on õpetada teisi palvesse sukelduma, vaimu otsima ja õpitut rakendama. Now, my dear brothers and sisters, Mu my kallid beloved vennad ja õed, friends, armsad sõbrad, kallihinnalised õpetajad ja te kõik olete õpetajad, me kõik oleme õpetajad. Aitäh teile teie ustavuse eest ja soovi eest head teha. Aitäh teile nende paljude tunnide eest, mida te veedate valmistudes ning teisi teenides ja neile rõõmuga evangeeliumi õpetades. Ma kutsun teid seda uut päästjaviisi lõpetamise juhist uurima ning isikliku hindamislehe abil endale oma eesmärki meelde tuletama. Kui me haarame kinni Jumala sõnast ja õpetame ka teisi sellest kinni haarama, kui me õpetame päästjaviisil, siis me näitame oma armastust Jumala ja kaasinimeste vastu. Ja kui me kõnnime sel kitsal ja ahtal rajal, saame osa pühimast kutsest juhatada oma enda surematut hinge ja teiste hingi Jumala paremale käele taevariiki istuma koos Abrahami ja Iisaki ja Jaakobiga ning kõikide meie pühade isadega, et mitte enam sealt välja minna. Jumal õnnistagu teid, mu kaasõpetajad, mu kallid sõbrad, mu kaasteenijad, teie siira töö eest, et päästja nimel õpetada. Kõigi aegade suurima õpetaja, meie meisterõpetaja, Jeesuse Kristuse pühal nimel. Aamen. Was
Our dear Heavenly Father, how grateful we meie are kallis taevane for isa, kui tänulikud me oleme selle võimaluse eest olla täna siin koos ja kuulata, kuidas vanem Uhtdorf on meile õpetanud meisterõpetajast ja õpetanud meid, kuidas me võiksime end sinu kuningriigi õpetajatena parandada. Me oleme tänulikud selle eest, mida me oleme õppinud ja mida tundsime. Oleme tänulikud selle inspiratsiooni eest, mida me saime. Me taevane isa, palun aita meil õpetada sinu evangeeliumit paremini oma kodudes, meie kirikus, nii seminaris kui instituudis kui igas meie elu tahus. Aita meil järgida meie päästja eeskuju ja õpetada tema viisil. Me oleme tänulikud selle uue vahendi eest, päästja viisil õpestamine ja ootame innuga, et võiksime seda õppida ja uurida ning kasutada seda kontrollnimekirjana, kui me õpime sinu viisil õpetama. Me armastame sind, taevane isa, me armastame sinu evangeeliumi ja täname sind selle võimaluse eest, et võisime olla siin ja tunda sinu püha vaimu. Ja jätame selle armastada Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.